Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Uudist, et Soome on 8. aastat järjest maailma kõige õnnelikum riik, on kommenteeritud nüüd ka valitsuse sotsiaalküsimustega tegeleva eksperte nõukoja poolt. Eesti koht 30 keskel teeb ainult pealiskaudsel vaatlusel muret ja seda inimestele, kes ei ole arengutega piisavalt kursis, märgitakse teates. Soome õnnelikkusel on põhjused ja üheks peamiseks põhjuseks on see, et Eesti õnnelikud noored ja Eesti õnnelikud keskealised ja Eesti õnnelikud vanemad inimesed elavad samuti Soomes. Soomes elab juba nii palju õnnelikke eestlasi, et see tõstabki Soome õnnelikkuse taset. Seega võib valitsuse ekspertide sõnul täie julgusega öelda, et Eestil ei ole häbeneda mitte midagi, kui me suudame endast mitu korda suurema riigi maailma kõige õnnelikumaks muuta. Seega võiksime siin kodus selle üle rõõmu tunda ja rohkem õnnelikumad olla, kõlab ka valitsuse üleskutse. Veel annab valitsus teada, et nüüd alles hakatakse tegema uut ja vana. Vana on tehtud juba 2 aastat ja nüüd on plaanis seda edasi teha hoopis uut moodi. Valmis on koalitsiooni aluspõhimõtted. Nüüd tulevad kokku komisjonid, kes hakkavad detailsemalt arutama koalitsioonilepet, millega peaks asjaosaliste prognooside kohaselt lõpusirgele jõutama 3 aasta pärast. Seega võib tegemist olla esimese valitsusega ajaloos, kes ei saanudki oma ametisoleku ajal koalitsioonilepet valmis. Sellised arengud toovad taas esile arutelud teemal, kas koalitsioonilepped on üldse vajalikud. Nende peale kulub iga kord pärast valimisi väga palju energiat ja aega, saad leppe peaaegu valmis, valitsus läheb laiali, moodustatakse uus valitsus, jälle algavad läbirääkimised ja aeg kulub ja kulub. Valitsemine ilma milleski kokku leppimata on konstruktiivsem. Hakatakse lihtsalt pihta ja siis näeb, mis saab. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid Koongas Ehitu ja Peeriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal kordamööda paaripunktilises eduseisus olla. Esimese poole ja lõppedes olid tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks Koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Peeriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui Koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud Koonga jõudis 4 minutiga järele. Taas ilutsesid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Kordamööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema taas viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus. Mäng oli veninud kaugelt üle südaöö, kuid tablool püsisid ikka veel viiginumbrid. Mängu algusest tuli möödunud enam kui 9 tundi. Seis tablool püsis viigiline. Lõpuks mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimla direktor, kes teatas, et tabloo oli nässus juba 2 nädalat tagasi ja seda ei oleks tohtinud üldse sisse lülitadagi, läks Raipe eelmine kord veel põlema ka. Ja politsei sai eile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatele isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitaski mees eeskujuga politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise tõttu 2 tunni pärast siiski välja visati. Kuulsite uudiseid.